tervist. Loodame, et hääl kirjutab ja räägime sellest, et mis ma siis tellisin varuosadest BMW läbisõiduga 500 000. No peaaegu 500 000. Eks siis vaatame, no et te juba teate, mis põhjusel on nii palju varuosi ja vaatame, mis ma võtsin. Õlifilter Bosch, küttefilter Proflux, Magneti-Marelli õhufilter ja põhimõtteliselt no name. No mitte no name, JPN on enam-vähem adekvaatne, aga ikka selline odavama poolse firma, aga ta on aktiivsööfilter. Sealt kuskilt ta ei filtreeri mingi igasuguseid peenvärki. Seega salongi filtri pärast 10 euri üle kulutada vist pole väga mõtted. Nagu eelnevalt jutt oli, et Vantvõlli rihmaratas. Tootjaks on Febi. Corteco oli natukene kallim, seega ma võtsin Febi. Febi ka on adekvaatne värk ja saab kasutada. Mis meil siin on? Meil on mingid balansseerimisvärgid. Enamus kummi on kuskil seal sees. Ilus, läigiv, roosted ei ole. Loodame, et käib päris kaua. Paneme ta kotti tagasi. Koos tolle varuosaga kindlasti on mõistlik vahetada kaari. Ei maksa väga palju, aga see võib põhjustada kuskil ootamatu seisu ebamugavas kohas ja siis hilinenud aeg, võib-olla plaanid rikku lähevad ja siis treilaga peab kuskile minna. No. Milleks? Nüüd, mis meil on klapikaane jaoks? Tihendite komplekt. See on Carteri tuulutuse klapp. Neid peab vahetama, nagu te võib-olla juba Volvost vaatasite, et siin on selline membraan. Ta nagu läheb plastikuks ja ta ei tee oma tööd. Seega BMW-del ja enamustel autodel võib uurida, kui tal on mingid lekkeid, siis see likvideerib mingi suure protsendi lekkeid tegelikult, kui on siuksed väiksed imitsemist. Ja muidugi, kui klapikaan maha, siis pihustite täielik komplekt, kus meil on vaskseibid, tagasivoolu tihendid, rõngad ja siis veel vahetihendid. Siis meil on tagumine ja esimene Simmerling, Vantvõlli Simmerling. Kuigi igaks juhuks võtsin tagumist ka, sest svaketi komplektis on siukne varuosa nagu Simmerling, aga igaks juhuks ma võtsin 2 tükki. Sest see on L-ring, võib-olla L-ring on parem kui swag. Ma ei tea, vaatame, uurime. Aga nüüd kindlasti ketikomplekt on swag. Swag on mingi väga moodne sõna. Mina tahtsin leida suurema komplekti, kus meil on ka õlikett
õlihammakas ja tagumine otsekaan. Aga tagumist otsekaant ma ei leidnud. Varuosade tarnija ütleb, et ei ole seda võtta. Siis kui me hakkame saalesi tellima, siis me võtame ka õlipumbaketi, õlipumba hammarratta. Juhul kui õlipump on terve ja kriimus sees ei ole. Aga okei, räägime, mis sisaldab selles vägikomplekt. 2 komplekti taldasi. Üks on ülemise keti omad ja teine on alumise keti omad. Siis meil on 2 keti. Üks on alumine, ta on suurem. Ma ei tea, nüüd kui ma seda kõik ära teen, siis võib-olla hakkangi pärast siin käima sellega. Siin, miks SWAG komplekt ei eraldu kuidagi Febi komplektist, originaalkomplektist, hinnakomplektist. See kõik tuleb põhimõtteliselt ühest tehasest. Meil on siin ilusti kirjas. Kus ta on? No, mingi odav kaup. Ei ole, siin on kirjas Ivis. Siin meil on avad, õlitusavad ja ketilülid on nii-öelda lukku peal. See on tähtis. Muidugi veel neid kontrollitakse kuidagi nii mingi kuidagi neid nii kontrollitakse, ma ei tea. Kui väga täpsemalt rääkida, siis peab sellest mingi suuremat teooriat lugeda, aga las ta jääda nii, nagu ta on. Siis ülemine väikekett. Kus ta mul lahti on? Siin ta mul lahti on. See on juba väiksem, aga pikem. See kaela mahub. Sama, meil on õlitusavad. Meil on lukustatud süsteem ja Ivis kirjad. Vaatame, kuidas see. Ma ei tea. Siis kui hakkame vahetama, siis vaatame uue keti, kui palju ta seda teeb ja siis vana keti. Vaatame, kui veninud ta on, kui ta juba veakoodi loopib. Veel kord mainin, et suureks õndeks ma märkasin seda. See on täitsa reaalsed võid. Siis siin meil on nokvõlli hammasrattas. Seda saab siin keerutada, veerutada. Siin on meil veel üks siis kõrgsurvepumba oma, mis ta selle peal on 2 ketti, mis üks läheb siis nokvõlli peale ja teine läheb vändvõlli peale. Nagu on mainitud juba Teflon Simmerling. Ja nüüd pingutid. Siin on stopper ees. See on õlisurvega. Ja mehaaniline. Ta on juba revisioon. See on 24 padroniga. Et kui me vaatame originaalvaruosa, mis tehases tuleb välja, seal on 27 padroni. Sellega võib nii-öelda defekteerida midagi, et vaadata, kas keegi juba seal näppis midagi või ei ole näppinud. Ja muidugi õlipihusti.
vot kuidagi siukse komplekti sai tellitud. Saaled veel ei ole tellitud. Selle põhjusega, et peab ventvõlli ära mõõta selleks, et teada, mis mõõtusaalet sinna on vaja ja mis üldse seal all on. Õlipumbaga juba rääkisin, et teeme lahti, vaatame, mis seisus ta on. Kui kriimu ei ole, siis läheb vanaga edasi. Loodan, et oli huvitav video. Kui muidugi veel sai tellitud 5 liitrit Motul õli ja 10 liitrit rohelist jahutusvedelikku. Man oli tootja poolt. Ja see on nii-öelda saksane, aga valatud kõik on Leedus. No, spetsifikatsiooni järgi ta peaks sobima. BMW mingi seal number oli. Ta peaks sinna sobima, seega läheb sisse. Kui tekivad mingid küsimused selle komplekti kohta, mis ma sain, siis hea meelega vastan kommentaarides ja järgmises videos siis vaatame juba tehniliselt poolt ja auto garaažis, ilmselt mootor maas ja siis vaikselt liikume ja vaatame, mis juhtub. Aitäh vaatamise eest, nägemist!